Aitäh, sõbrad. Aga nüüd ma luban, et enam sellist ilusat laulu meil täna esitusel ei tule. Nüüd lähevad asjad aina koledamaks, aina kurjemaks, aina rajumaks. See laul, mis nüüd esitusele tuleb, on iga mehe mantra. See tasub endale meelde jätta ja ärge seda kunagi unustage. See laul tuleb ka meie uuele plaadile. See on puhas rock'n'roll ja see lugu kannab nime Härra Jumalal on minuga plaan. Ma olen elanud mõnuga ja palju võidu jooksnud ajaga, vajutanud sajaga, mind on kirutud, visatud nalju, ei ma hoolinud ja pole vajaga, siis tean, et Härra Jumalal on minuga mingi plaan. Ma aiva ootan kannatlikult, millal ükskord sellest teada saab. Minu vaimu on muritatud murda ja no võite proovida, et meile tulemas olen korduvalt kohtunud surmaga, surunud ta käppaga, keeldunud suremas, tean, et Härra Jumalal on minuga mingi plaan. Ma aiva ootan kannatlikult, millal ükskord sellest teada saab. Ükskord sellest teada saab. Härra Jumalal, Härra Jumalal, Härra Jumalal on minuga plaan. Härra Jumalal, Härra Jumalal, Härra Jumalal on minuga plaan. Ma olen elus olnud paras otsad ja pole põhjust olnud põdeda kaas, et ma tean, et Härra Jumalal on minuga mingi plaan. Väga hea. Aga nüüd, pärast seda lugu oleks paslik tõesti minna veel rajumaks ja esitada teile, armas Viljandi rahvas, üks ansambel Räpina Jacki kõige verisem lugu. Ja muidugi, mis pagan ansambel Räpina Jacki verisem lugu? Mu sõbrad, teile on avanenud õnn ja harukordne edu. Te saate kuulata üldse Eesti rock, punk, metal, mis iganes muusika kõige verisevat lugu läbi aegade. Ainult nüüd teile. Ja mis võiks olla selle laulu nimi? Alustame Sürgaverest. Täpselt nimi! Liiga palju verd. Valmis? Ole.
mis sul seal on? Proovime. Saaremaa džinn. Ma muidu ei joo alkoholi üldse. Oota, aga kuidas sa selle turvameestest mööda said, on minu küsimus. Ära nüüd kitse ka pane siin ainu. Mul on kokku esid. Tasa! Okei. Just. Siis pole probleemi trahvi maksta ega midagi ainu. Kuulge, aga nüüd, kui see verine lugu siin sai läbi, nüüd me lähme, sõbrad, metsa! Sest mets on ikka see, mis on pakkunud eestlasele varjupaika. Metsas saame ikka rahu ja vaikust mässava maailma eest. Mets pakub meile võrratult naudingut, nii visuaalselt kui ka emotsionaalselt. On ju metsas, on linnud ja loomad, metsas on muidugi mõista ka marjad ja metsas on ka seene. Ja seentega on alati niimoodi, et mõned seened on täiesti söödavad, aga mõned seened on täiesti mitte söödavad, on ju. Mõned on kohe suisa mürgised, on ju. Aga mõne seene kohta lähevad inimeste arvamused lahku. Mõni arvab, et ei ole võimalik. See on ju mürgine, puhta mürgine. Teine jällegi mõtleb, et ära sa räägi midagi. Siin võib olla väikseid nüansse. Mis juhtus minu armsa õed, ütleb. Kusjuures kõik räpina Jacki lood räägivad elust.
elust enesest ja on inspireeritud, see on puhas folk, onju. Mis juhtus minu õetütrega, kui tema läks kooli? Ja õpetaja küsis, millised seened on söögiseened ja millised seened ei ole. Ja kujutage ette, minu armas õetütar märkis nende söödavate hulka ka selle punase valgetäpilise seene. Ja õpetaja sellega ütles, mis jutt see on ju mürgiseen, igaüks teab ju kärbseseen on mürgiseen. Minu õetütrel oli üks kindel argument, mille vastu õpetaja paraku vaielda ei saanud. Aga issi ja onu Kill söövad seda seena. Aga mis juhtus Jukukesega, kui tema läks metsa ja kohtus seal kärbseseenega, te saate teada meie järgmisest laulust, mis kannab nime Lugu Jukust ja kärbseseenest. Wait till I
nii hommikupoolikul ärkab üles vaene mees. Avastaselt lebab omaenda okseloiguses. Sätko puhta puru ja üksid paska täis. Lagerist on justkui üle lagendiku käib. Aga on inimene lood siiagi eksima. Võtetud eksima ja moodi seksima. Ja vahet seal pole, kas oled purjus või kaine. Ikka teadagi on kõiges süüdi alati naine. Ma räägin noh. Kuulge, väga imeline. Seda lugu me ikka ei saa kuidagi jätta mängimata teile. Ma räägin teile ühe loo. Kunagi ma kohtusin siukse ägeda muusikamänedžeriga nimega Paul Pihlak, kes on kahjuks meie hulgast lahkunud. Aga Paul Pihlakut sai mina väga palju väga tarku õpetussõnu. Näiteks ütles Paul Pihlak mulle seda. Ärge kunagi poisid, ütelge seda, et teil on folkbänd, et te mängite folkbändis või te olete folkbänd. Miks? Sellepärast, et kui te ütlete vabalt välja, et te olete folkbänd, on ju, siis kutsutakse teid ilma rahata, pannakse magama võimlasse, on ju, mattide peale ja süüa saate ka niimoodi talongi järgi, on ju. Aga ütelge alati, et te olete rock'n'rolli bänd. Miks? Sest kui te ütlete kusagil, et te olete rock'n'rolli bänd, siis järgmisena kirjutatakse teile vastu. Andke meile oma mugavusraider. Ja just, aga kuidas sa saad rock'n'rolli bänd olla, kui sul puuduvad ühed teatud atribuudid? Ei tea, on ju, mis teil võiksid olla, mis teeb ühest rockarist rockari? Sina oled muidugi rockar, ma tean sind, sellepärast, et sul on ühed, näita kõigil, mis sul on. Muidugi mõista, ühest rockarist teevad päris rockari tema fucking suured ja karvased munad. Mul on suured munad, ma võin olla karvane ja rumal, aga mul on fucking suured munad. Mul on suured munad, ma võin olla karvane ja rumal, aga mul on fucking suured munad. Iga päev kellegi soovile vastavalt pannakse mu munad proovile. Tulisele passile, mingile kannile või vastu päev tuleb küttabi rannile. Rokod keras, ei mahu ära, sa ei küsi, kuidas kubed ära. Su mind vastus, sa teada ei taha, mu rasvased rehvad murravad su maha. Mul on suured munad, ma võin olla karvane ja rumal, aga mul on fucking suured munad. Mul on suured munad, ma võin olla karvane ja rumal, aga mul on fucking suured munad. Tuli on sirge nagu Narva maantee, kuvatud võimas, mind kätte ei saade. Kiirus on pöörane, millega läbi oma elude etappe tundmata. Ma ei karvastin ennast blameerida, need munad tuleks balsameerida. Välja näitusele rahvale kaeda ma ise ei viisi ja mul pole aega. Mul on suured munad, ma võin olla karvane ja rumal, aga mul on fucking suured munad. Mul on suured munad, ma võin olla karvane ja rumal, aga just! No nii, armsad sõbrad, meie kontsert hakkab vaikselt lõpule lähenema, aga see lugu siin praegu, jätke endale meelde, see on tõeline mantra. Mul üks sõber tahtis hakata kunagi pidi minema autojuhi eksamit tegema, on ju. Tal oli täiega paskama, sest et noh, nagu ikka hommikul ärkad üles, ei mäleta midagi, mis pagana reeglid, mida ma tegema pean, on ju. Ja siis vaikselt hakkas tal söös pihta ja teiega samamoodi, vaikselt. Näita kelle? Mul on suured munad.
muna. Ma võin olla karvane ja rumal. Mul on suured munad. Ma võin olla karvane ja rumal. Mul on fucking suured munad. Mul on suured munad. Ma võin olla karvane ja rumal. Mul on fucking suured munad. Mul on suured munad. Ma võin olla karvane ja rumal. Mul on fucking suured munad. kuulete, see on suurte munade hääl. Selline suur ja kume, see on suurte munade hääl, täpselt, ja see mantra tõesti jätke endale meelde. Nii. Ei oodake, ärge muretsege, meil on siin paar lugu, kaks lugu on täiesti olemas. Ja lõpetame need kaks ära, vaatame, kui me sellegagi hakkama saame enne kõigepealt, on ju. Okei, ma räägin. Kui mina mäletan ühte hetke, kui mina olin juba nagu natuke suurem poiss, ma ei tahtnud enam Räpinasse maale vanaisa vanaema juurde minna. Mille pärast? Sellepärast, et mul oli juba Tallinnas omal pruut, on ju. Kes see ikka vanaisa ja vanaema juurde tahab minna, kui sul on juba pruut olemas, on ju. Aga aeg-ajalt tuli ikkagi minna Räpinasse ka ja Räpinas oli ka palju ilusaid tüdrukuid, on ju. Ja pidu läks ikka edasi hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Ja mäletan ühte episoodi oma elust, on ju. See oli siis, kui ma tulin ükskord hommikul, ma ei tea, vastu hommikut jõudsin lõpuks koju. Läksin, ronisin lakka, ma olin juba suur poiss, mul oli juba luba lakas magada, on ju. Ma ei pidanud kogu aeg vanaisa, vanaema silme all olema. Ronisin vaikselt lakka, on ju. Sahistasin heintega, mul oli mõnus pesa sinna tehtud, on ju. Magamiskotti pugesin sisse, on ju. Ja mingi isukene ka, siuke allvöödiline tuli tuttu minu põlvejõnksu, on ju, tead, ja kõik oli pea. Ma arvan, et ma vist juba suigatasin ka korraks. Kui tuli välja minu onu ja tõmbas käima oma neetud Belarussi. Ega Belarus, see ei olnud mingisugune vaikne loom, on ju. Mäletan, kuidas onu pani sinna starteri külge siukse nööri ja võttis niimoodi tõmbus. Onu oli see musklis mees, on ju,
lükkasid maha ja kiirade kaevatud raha. Tuppa käima traktor, puhas maskuliine faktor, kiberneetiline rattor ja kui sa toitud ellu järjekordsest magustraktor, teed su välja iga sõnniku auku. See on kohe ju jõuline, see on puhtalt tõeline, käivita mootor ja käista gaasi, hakkab jätsu kiirullu ja järgmiseks. Pane see hidrasoolega siia otsa nüüd täiega ära, Asko, yeah! Väga äge on teiega, sõbrad, kallid inimesed, kes te tulite siia, ei pidanud paljuks Siim Viljandi Folgi rüppest tulla kuulama ka ansamblit Räpine Jack. Ma näen nii palju sõpru, sõbralikke nägusid, me oleme teid näinud, onju. Me teame teid, me armastame teid, sest rock'n'roll, mu sõbrad, see on armastuse muusika, onju. Tuleviku pärimusmuusika. Järgmine lugu kindlasti seda on, sest seda juba lapsed laulavad kõik ilusti edukalt. See on laste lemmiklaul üldiselt. Ma veel ütlen enne, kui me siin lähme nüüd selle finaali juurde, meil on merchi, meil on mõnusaid särke. Traktoriga särk on, traktori laulud, Peepsiga särk on Peepsi ja Peepsiga särk on väga seksi, tasub väga otsida. Siis on meil ka siuke mõnusa hundiga meie logoga Räpine Jacki särk on ka hästi olemas. Ja meil on ka käivitu särk, sul on see olemas või? See on äge särk. Mul on ka kusagil, aga see läks kuidagi katsi. Ma pean endale uue nabima, onju, mul on see võimas, ma saan võib-olla tasuta. Ei saa. Hea küll. Aga nüüd, sõbrad, hooandja. Järgmine point, hooandjast toetage kindlasti ansamblit Räpine Jack, sest see plaatki tahate enne saada. Seal on ka võimalik särke saada. Ja ansamblit Räpine Jacki plaat on vajalik saada sellepärast juba, et meie esitluskontserdid, mis on 24. september Tallinnas Paavli kultuurikeskuses ja 25. september puhtalt juba Tartus Kelklubis. Sinna te saate siis tasuta sisse, kui teil on need olemas, just. Aga nüüd, mu kallid, selle jaoks, et selle looga nüüd edasi minna nagu kord ja kohus, me peame laskma eetrisse Tervishoiuameti ametnikud teadaande. Palun, Tervishoiuamet! Kallid daamid, head prisked peremehed, antud teose kontekstis passid kindlasti ette hoiatada, et suitsetamine kipub räigelt pärssima teie tervislikku seisundit. Kus suitsuda sul, rääkimine hõbe, vaikimine mul väga võõristab pakis, ma suitsu pakku, ma seda ei leia, siis tõuseb latvassa. No nii! Aga vähe kui ruum selle vastu võiks aidata mõni lõpe püksigu, aga suitsuta suur nurgas puudub seksapiil, loog kinni, saba lahti, loobab selline tiim. Kas ma mitte külas sul ei käinud, ega sa ei ole minu suitsupaki näinud. Sinine Chesterfield, 7 tundi sees, keegi pani selle piisru, kes oli see veel. Just nüüd, just praegu, just siis, kui mul on vaja, olen otsinud läbi kogu selle nendu maja. Kõik 100 sahtil, kõik 10 kapi, iga sõdur sodi esi taga mitte see. Where is the problem? Is my suitsup? Where is the fun? Is my suitsup?
Kui joonikule hapub 7 lemmist sigareti üks ja mulle soolan ringi mööda tasku Kuu kadus fucking Jack Issand hea lugu! Where is the fun? Is my sweet sopa? Where is the fun? Is my sweet sopa? Where is the fun? Is my sweet sopa? Is my sweet sopa? Is my Good morning! Where is the fun? Is my sweet sopa? Where is the fun? Is my sweet sopa? Where is the fun? Is my sweet sopa? Is my sweet sopa? Is my ja veel üks kord, kõik koos nüüd juua! Aitäh teile sõbrad! Võrrad olete siin! Aitäh õues! Where is the fun? Is my sweet sopa? Is my sweet sopa? Is Teile esines ansambel Räpina koosseisust Rainer Rainer kõiges on süüdi alati Rainer Aitäh teile sõbrad! Suitsuvõus või? Suitsuvõus! Poolteist tundi või?